Tšau kõigile ja tere tulemast tänast materjali uurima. Nii tore, et te siin olete. Täna me õpime millestki väga-väga tähtsast. Nimelt, me uurime meie hingamist. Pange korraks üks käsi oma kõhule. Nüüd hingame kõik koos sügavalt sisse. Ja hingame välja. Tunnete, kuidas teie keha liigub. Just see ongi meie hingamise elundkond, mis teeb oma rasket tööd. Täna me vaatame koos väga rahulikult ja selgelt, kuidas see äge masin meie kehas töötab. Meil on täna ees 6 lihtsat teemat. Vaatame ruttu üle. Esiteks, miks me vajame hapnikku? Teiseks, õhuteekond meie kehas. Kolmandaks, kuidas kopsud töötavad. Neljandaks, kuidas lihased meid aitavad. Viiendaks, miks suitsetamine on paha. Ja 6. hingamisteede haigused. Hakkame kohe pista. Esimene teema, miks me vajame hapnikku? Sukeldume kohe sisse. Siin on meil üks väga tähtis uus sõna. Hapnik. Ütleme koos, hapnik. See on see nähtamatu gaas seal õhus, mida me kogu aeg sisse hingame. Ja teate, miks meie keha seda vajab? Sest hapnik annab meile energiat. See on nagu puudu pusletükk meie kehas. Et me saaksime joosta, mängida ja õppida, peab see hapnik meieni jõudma. Kujutame näiteks ette ühte ahju ja puid. Me ju sööme iga päev toitu, eks. Toit on meie kehas nagu puuhalud ahjus. Nendes puuhalgudes on tohutult energiat. Aga kas puud annavad ahjus sooja lihtsalt niisama seistes? Ei, neid on vaja ju põlema panna. Ja hapnik ongi see säde. Hapnik aitab sellest toidust energia kätte saada. Nad peavad lausa alati koos töötama. Aga mis juhtub siis, kui keha on selle energia kenasti ära kasutanud? Siis tekib meil prügi. See on üks teine gaas. Selle pikk ja natuke keeruline nimi on süsihappegaas. Süsihappegaas. See on vana õhk, kehaprügi ja me peame selle endast välja lükkama. Me lihtsalt hingame selle välja. Teine teema, õhuteekond meie kehas. Oleme nüüd nagu maadi avastajad ja vaatame, kuhu see õhk läheb. Vaadake seda pilti. See on meie kehakaart. Siin on näha kõik need olulised torukesed ja teed, kust õhk läbi liigub. Näete seal üleval nina ja allpool rinna sees neid suuri pruunikaid osasid. Kohe uurime neid lähemalt. Teeme nüüd koos selle õhuteekonna läbi. Katsuge oma nina. Siin on ninaõõs. Õhk läheb nina kaudu sisse, nina puhastab ja soojendab seda. Teine samm, katsuge oma kaela. Siin on kõri. Ja 3. samm on see pikk toru, hingetoru. Hingetoru viib õhu otse alla. Ja vaatame siit kaardilt veel allapoole. Hingetoru läheb 2 ja jõuab meie kopsudeni. Need ongi need suured osad pildil. Kopsud on seest augulised, täpselt nagu pesukäsn või isegi nagu tagurpidi pööratud suurte okstega puu. 3. teema, kuidas kopsud töötavad? Lähme nüüd veelgi sügavamale sinna nähtamatusse maailma. Kordame seda kõige tähtsamat sõna veel kord. Kopsud. Need on meie peamised hingamisolundid. Meil on neid 2 tükki, eks. Üks paremal pool ja teine vasakul pool. Iga selle väikese torukese otsas seal koppudes on sellised ilusad asjad. Neid nimetatakse kopsusompudeks. Kopsusompud näevad välja täpselt nagu väikesed valged seebimullid või isegi viinamarja kobarad, kas pole. Õhk, mille me sisse hingame, jõuab lõpuks just täpselt nendesse väikestesse mullidesse. Aga mis on tõeliselt huvitav, on see, mis toimub edasi. Näete seda värvilist võrku valge mulli ümber? Need punased ja sinised jooned on meie pisikesed veresooned ja just siin toimub kõige tähtsam asi, suur vahetus. See on natuke nagu poes käinije, kus õhk ja veri vahetavad asju. See vahetus on tegelikult jube lihtne. On 2 sammu. Esiteks, hea hapnik läheb mullist sinna punasesse verre. Veri viib selle energia meie kehasse laiali. Teiseks, vana õhk, ehk see süsihappegaas, tuleb veres mullist sisse tagasi. Hea õhk sisse, vana õhk välja. 4. teema. Lihased aitavad meil hingata. Kopsud vajavad ju abilisi. Kopsud ise liikuda ei oska. Meie kõige suurem abiline on kohe kopsude all ja seda nimetatakse vahelihaseks. Teeme veel korra koos. Paneme käe kõhule, hingame sügavalt sisse. Õhk läheb sisse ja vahelihas liigub alla. Kõht läheb suureks. Ja nüüd puhume välja, vahelihas tõuseb ülesse ja lükkab õhu kopsudest välja. Sisse ja välja. Lisaks on meil ka sellised väikesed abilised. Need on droidlihased, mis asuvad meie ribide vahel. Kui me sisse hingame, tõstavad nad rinnakorvi ülesse ja teevad kopsuvele mõnusalt ruumi. 5. teema. Suitsetamine teeb meid haigeks. Räägime nüüd korraks natuke tõsisemad, sest me peame oma imelist keha kaitsma. Ma küsin teie käest otse, mida te arvate, kas suitsetamine on ohutu?
kas tubakasuitsu sissehingamine on meie kopsudele hea asi? Mõelge natuke. Vastus on selgelt siin pildil. Vasakul pool on terve inimese kops, roosa, puhas ja ilus. Paremal pool on aga inimese kops, kes suitsetab. Näete, see on tume, lausa must ja haige. Suitsi lihtsalt rikub selle masinavärgi ära. Suitsus on nimelt asju, mida meie keha ei taha. Esiteks tõrv, mis teebki kopsud mustaks. Teiseks on seal igasugused mürgid, mis lähevad verega igale poole laiali. Ja teadsite, et isegi suitsetaja nahk muutub halliks ja sinna tekivad kiiremini kortsud. Kogu keha jääb haigeks. 6. ja viimane teema. Hingamisteede haigused. See on tegelikult täiesti okei, kui me vahel haigeks jääme. Õhus on ju pisikuid. Näiteks nohu, kui nina on kinni, või kurguvalu või isegi kõha, kus keha püüab halba välja visata. Mida siis teha? Tuleb lihtsalt kasutada pabertaskurätikuid, hästi palju puhata ja magada. Siis saavad hingamistorud ruttu uuesti terveks. Ja olemegi lõpus. Jätan teile ühe väga olulise küsimuse, mille peale võite ise mõelda. Kuidas sina oma kopse hoiad? Kas sa käid õues värsket õhku hingamas? Kas hoiad eemale suitsust? Hoidke oma kopse hoolega, sest just nemad annavad teile energia, elada, joosta ja mängida. Olite täna lihtsalt supertublid, suur tänu teile!